1991. Aastal seisid tavalised Nõukogude kodanikud tundide kaupa tühjade bensiinijaamade järjekordades. Leib kadus toidupoodidest, eliit hakkas varusid koguma ja siis mõne kuu jooksul lakkas riik, mis oli eksisteerinud 70 aastat lihtsalt olemast. Sel nädalal ootavad venelased täpselt sama asja. Nii hulluks on olukord läinud. Üks vene naine kirjutas sotsiaalmeedias ja ma tsiteerin: "See on minu esimene riigi kokkuvarisemine." Need, kes olid tunnistajaks Nõukogude Liidu kokkuvarisemisele, kas te võiksite mulle öelda, mis on siin tavaline protseduur? Sest vaadake, eilse seisuga tegi Ukraina midagi, mida peaaegu keegi ei pidanud võimalikuks. Nad lõid rivist välja kogu Venemaas suurima, kõige kaugemal sisemaal asuva ja kõige paremini kaitstud naftatöötlemistehase. Ja selle rünnakuga on nüüd üle poole kogu riigi naftatöötlemisvõimsusest rivist väljas. Selles videos tahan ma teile näidata, kuidas Ukraina tabas sihtmärki, mis asus 2500 kilomeetri ehk umbes 1500 miili kaugusel nende piirist, mida Venemaa teadis ette, kuid ikkagi ei suutnud kaitsta. Salahane koostöös CIA-ga, mis muutis need rünnakud palju laastavamaks ja miks tavalised venelased ostavad nüüd sõna otseses mõttes hobuseid, sest bensiin on muutunud kättesaamatult kalliks. Tegelikult valmistuvad mõned venelased riigi kokkuvarisemiseks ja kui neil on õigus, siis me näeme ajalugu kordumas otse reaalajas. Minu nimi on Sam, te vaatate saadet Business Basics. Ja alustame sellest, mida Ukraina just tegi. Sest selleks, et mõista, miks eilne rünnak on nii oluline, pead sa aru saama, mida venelased ootasid, mida nad omavahel avalikult rääkisid ja mida nad ikkagi ei suutnud peatada. Näete, vaid 4 päeva tagasi andis üks tuntumaid vene sõjablogijaid avaliku hoiatuse oma enda publikule. Ta ütles, et järgmine Ukraina sihtmärk saab olema see rafineerimistehas, suurim rafineerimistehas Venemaal. Selle nimi on Omski rafineerimistehas. Ta selgitas, miks see oleks järgmine sihtmärk ja märkis siis, et Omsk asub rindest väga kaugel, kuid siiski on see kõige väärtuslikum sihtmärk, mis Ukrainal veel alles on. Seega lähevad nad sellele kindlasti järele. Kuulake. Neil niinimetatud ukrainlasi halvustavalt kutsutud tegelastel on üks eesmärk. Õhkida meie Omski rafineerimistehas. Aga me peame selle peatama, kurat. Omski oblast tuleks sulgeda 4 turvakihiga. Kui nad meid tabavad, peaks pool valitsusest trellide taha sattuma. Kasutud värdjad. Mida kuradit te kõik ootate? Ootate, et president teile kõik ette ütleb. Kas siin on keegi, kes suudab tegelikult otsuse teha? Milleks kurat teil üldse need ministeeriumid on, kui keegi teist ei suuda ise midagi otsustada? Te kõik lihtsalt istute siin ja ootate, et keegi ülevalt ütleb teile, mida teha. Need on nüüd teistsugused ajad. Emamaa on ohus. Vaenlane lihtsalt istub seal, taob pihku ja ühel päeval lõpetab pihku löömise ning tuleb meie kallale. Nad juba ehitavad meile koonduslaagreid. Sakslased ütlevad, et võtavad Kaliningradi 1 päevaga ära. Et nad võtavad Koola poolsaare. Mida kuradit te kõik ootate? Me peame neid värdjaid esimesena ründama. Nende plaan on meie vastu liikuda 2027 aastal. Nad ei ürita seda enam isegi varjata. Kaitske Venemaa presidenti. Muidu on meil kõigil lõpp. Kui sa seda sõda tähelepanelikult jälgid, siis sa tead, et see oli tulemas. Kui Vene sõjablogija või suvaline tüüp Venemaal seda teab, siis võid kindel olla, et ka Vene sõjavägi teadis seda ja ka Ukraina sõjavägi teadis seda. See oli nende strateegia. See on strateegia, mida nad on viimased paar kuud, võib-olla isegi viimase aasta rakendanud. Ma pean silmas järgmist. Just selle kuu alguses avaldas Ukraina sõjavägi selle graafiku, mis selgitab, et nad on rivist välja viinud umbes 43% Venemaa rafineerimisvõimsusest. Aga siin puudus üks oluline asi. Venemaa suurimat rafineerimistehast polnud veel tabatud. See graafik avaldati kuu alguses. Nüüd on see erand kõrvaldatud. Ma pean silmas järgmist. Eile oli Ukraina relvajõudude jaoks ajalooline päev, kuna Ukraina tabas lõpuks Venemaa suurimat rafineerimistehast, mis asub Ukrainast 2500 kilomeetri kaugusel, umbes 1500 miili. Samuti on oluline välja tuua muide, et kõik kasutavad seda 2500 kilomeetri näitajat, kuid see on Ukraina piirist selle rafineerimistehaseni. Tegelikult ei kata Ukraina väed idapiiri ega idapoolset territooriumi, mis on Vene kontrolli all, nii palju. Nii et see droon lendas tõenäoliselt palju rohkem kui 1500 miili. Kuid sellest hoolimata moodustab see rafineerimistehas 8% Venemaa rafineerimisvõimsusest. Nüüd, me juba rääkisime, et 43% on rivist väljas. Kui sa selle juurde lisad, siis me ei tea täpselt, kui palju sellest rafineerimistehasest rivist välja läheb, aga see number läheneb juba üsna 50%-le. Ja see on Venemaa jaoks suur probleem, sest neil on juba kütusepuudus. Nüüd vaata seda, mida paljud inimesed nimetavad rafineerimistehaste bingoks. Põhimõtteliselt ründavad ukrainlased iga rafineerimistehast Venemaa sees. Kõiki neid tabati juba ammu enne tänast, aga kõige ülemist, Omskit, tabati nüüd.
See tähendab, et Venemaa 11 suurimat rafineerimistehast on nüüd Ukraina kontrolli all ehk siis droonide tõttu. Oluline on muidugi märkida, et peaaegu kõiki neid rafineerimistehaseid on tabatud mitu korda. See tähendab, et me võime oodata sama ka Omskis. Olen kindel, et see ei saa olema lihtne, eriti kui Venemaa hakkab paigaldama rohkem õhutõrjet sellele platsile, mida Ukraina kasutas. Kuid siiski, Venemaa oleks võinud seda teha ka teiste rafineerimistehastega, kuid nad pole suutnud Ukraina droone peatada. Kui eeldada, et sama asi jätkub, siis tähendab see, et Omski rafineerimistehas, isegi kui seal on mõni alles jäänud töötav üksus, läheb see peagi rivist välja. Nagu te teate, on meil koha pealt reaktsioon olemas. Meil on klipid inimestelt, kes olid rafineerimistehase lähedal ja salvestasid kõik reaalajas. Esimene neist on kõige naljakam, sest mees näeb, kuidas rafineerimistehas põleb. Ja tema esimene mõte on, kuulge, nad said lõpuks meie rafineerimistehase kätte. Nii et minge nüüd tanklatesse ja tankige täis, sest olukord läheb hulluks. Seda ta ütlebki. Kuulake. Rafineerimistehas põleb. See on ametlik. Ärge pöörake tähelepanu neile gaasitõrvikutele. Te peaksite vaatama just seda osa. Nad pidid selle tabama umbes 10 minutit tagasi. Ma ei kuulnud mingeid helisid. Ma olen kaugel. Aga mul on siit suurepärane vaade kogu asjale. Nii et ära raiska praegu aega. Kõik, kellel on auto ja kes mind vaatavad, minge tanklasse. Eriti kuna täna tühistati piirang kanistritele. Kui te ei teadnud, siis täna võtke oma kanistrid, minge tanklasse ja ostke ära viimane tilk, mis veel alles on. Täna on asi tõsine. Tõesti on. Järjekorrad lähevad kohe väga hulluks. Asi on selles, et mul ei ole kanistrid kaasas. Jätsin selle garaaži. Sinna jõudmine võtab nüüd aega, sest garaaž on kaugel. Nii et siin on sulle esmakäeline info. Ma näitan sulle infot otseallikast. Nüüd, järgmine klipp on tegelikult päris salvestis. Keegi salvestab drooni, mis lendab rafineerimistehasesse ja rünnak toimub. Nagu te teate, YouTube ei armasta selliseid klippe, sest need näitavad kahju, võib-olla isegi inimesi viga saamas. Me täpselt ei tea, sest oleme kaugel. Aga siiski, kui te saate meid natuke aidata, vajutage allpool meeldib nuppu ja tellige kanal. See aitab meid algoritmis ja me saame sellist sisu edasi näidata. Vaadake nüüd. Kuramus, millest sa räägid? Veel üks droon tuleb, kurat. Vaata nüüd seda. Nad tulistavad igalt poolt. Nad tulistavad igalt poolt. Seal see on. Pauh. Kas sa nägid seda? Püha kurat. Kurradi pask persse, see jama. Me tuleme tagasi. Siis on järgmine klipp. Ilmselt sama mees või keegi, kes salvestab samast kohast või kusagilt lähedalt, loendades iga Ukraina drooni, mis rafineerimistehasele läheneb. Ja siis ta loendab, mitu drooni Vene õhutõrje tegelikult alla toob. Ja las ma ütlen sulle, lõplik suhe ei ole Vene õhutõrje jaoks sugugi ilus. Vaata seda pealtnägija tehtud kaarti ise. Seal see on. Kogu rafineerimistehas on leekides. 12 neist. Ainult üks toodi alla ja 11 pääsesid läbi. Nii see ongi. Niimoodi. Nii et ma olen kindel, et te küsite ilmselget küsimust. Kui Venemaa teadis juba 4 päeva tagasi või tõenäoliselt varem, et see on tulemas, siis sihtmärk on ilmselt kõige olulisem rafineerimistehas, vähemalt praegu, arvestades, et kõik teised rafineerimistehased on juba pihta saanud. Seda võib vabalt nimetada riigi kõige väärtuslikumaks rafineerimistehaseks. Miks seda ei kaitstud? Miks ei olnud seal rohkem õhutõrjet ega rohkem vägesid kaitsmas midagi nii olulist? Kas Ukraina droonid on tõesti nii võimsad, et Venemaa ei suuda neid peatada? Või ei ole Venemaa lihtsalt hea ennustama, kuhu Ukraina sihib? Noh, vastus võib sind üllatada. Las ma näita, mida ma mõtlen. Vastus on see, et Putin, ta on paanikas. Nii et ta on hakanud õhutõrjet igalt poolt ära tooma. Kus iganes ta leiab vaba õhutõrje, toob ta selle Moskvasse, sest ta tahab ennast kaitsta. Või kui sa tahad Putini vastu kena olla, siis võid öelda, et ta tahab kaitsta Moskva eliiti, sest ta teab, et kui eliit vihastab, siis peab ta sõja lõpetama või seisab silmitsi oma suurima hirmuga, gravitatsiooniga. Nagu näha, on Putin toonud õhutõrjet igalt poolt kokku. See tähendab, et tekib järjest rohkem auke, kust Ukraina droonid ja raketid saavad sisse tungida ja kahju teha. Nüüd tahan ma rääkida millestki, mis on ühtaegu hariv ja huvitav. Kuidas CIA on aidanud Ukrainal neid lööke läbi viia või täpsemalt öeldes, kuidas CIA on aidanud Ukrainal neid lööke tõhusamalt läbi viia? Nagu te teate, on ukrainlased juba väga pikka aega Vene rafineerimistehaseid rünnanud, ilmselt juba 10 kuud, võib-olla isegi 14 kuud praeguseks.
aga kui te vaatate selle kampaania alguse klippi ja võrdlete seda praeguse klipiga, märkate teatud erinevusi. Alguses nägime palju tulepalle ja palju asju plahvatas. Neid rünnakuid oli tõesti väga rahuldust pakkuv vaadata. Ma ei tea, kas see, mida sa ütled, on poliitiliselt korrektne, aga sa nägid, kuidas asjad plahvatasid nagu filmides. Viimaste rünnakute ajal me ei näe seda enam nii palju ja sellel on head põhjused. Näed, eelmisel aastal detsembris ilmus raport, mis põhimõtteliselt selgitas meile, kuidas CIA hakkas vaikselt tegema koostööd Ukraina luurega umbes 2024 aasta juunis. Ja nad hakkasid tegema koostööd nafta spetsialistidega. Tõenäoliselt siit Texase osariigist, aga igatahes Ameerika Ühendriikide nafta spetsialistidega, kes teadsid täpselt, kuidas rafineerimistehased töötavad. Ja nad teadsid ka, mis on rafineerimistehases kõige olulisem asi. See tähendab, et Venemaal on palju raskem asendada kogu seda varustust rafineerimistehases, mida Ukraina hävitab. Okei, me juba teame seda sanktsioonide tõttu. Aga kui sa koostaksid nimekirja kogu varustusest, siis on seal kindlasti mõni seade, mida Venemaal on kõige raskem asendada. Ja CIA ütles umbes nii. Kuulge, kuidas oleks, kui selle asemel, et rünnata kütuselaosid, mis muidugi tekitab kahju, sa hävitad seal hoitava kütuse, sa hävitad lao, see tekitab Venemaale mingit kahju. Aga kui sa hakkad sihikule võtma seadmeid, mida on väga-väga raske asendada ja mis on rafineerimistehase tööks üliolulised. Kui sa hävitad selle seadme, tähendab see, et rafineerimistehas on võib-olla nädalateks, võib-olla kuudeks rivist väljas. Ja see on väga oluline, arvestades, et kui see projekt algas, oli ukrainlastel droone piiratud koguses. Nii et kui sul on droone piiratud koguses, tahad sa rünnata seda, mis annab sulle kõige suurema tulemuse, kõige parema tasuvuse. Põhimõtteliselt nagu investeerimine, ma arvan. Nii et selle projekti käigus kogu selle tööstuse ekspertide nõustamise ajal jõuti vastuseni nimega Coupler. Nüüd ma täpselt ei tea, mida see tähendab. Ma olen pärit Houstonist, aga mul pole aimugi, kuidas naftatööstus või rafineerimistööstus töötab. Aga ma arvan, et Coupler on mingi olulise asja hüüdnimi. Üks asi, mida me teame, on see, mida ukrainlased sihivad. Nii et selle süsteemi ametlik nimi, mida ukrainlased sihivad, on katalüütilise krakkimise seade, mis on see pilt, mida näete oma ekraanil. Ja seda asja on palju raskem asendada ning sellel on olnud väga hea mõju, sest me juba teame, et Moskva rafineerimistehas, mida Ukraina sihtis umbes 2 nädalat tagasi, on nüüd ülejäänud aastaks suletud. Nii et rohkem kui 6 kuud see rafineerimistehas ei hakka uuesti tööle. Ja sellel võib olla palju põhjuseid, eks? Üks põhjus võib olla see, et venelastel lihtsalt ei ole vajalikku varustust. Ma olen kindel, et nad suudaksid rafineerimistehase nädalaga korda teha, kui neil oleks varuosa, aga neil ei ole seda. See tähendab, et tuleb lihtsalt oodata. See saab olema Venemaa jaoks väga suur probleem. Ja see on kõik tänu muidugi ukrainlastele, aga ka CIA-le, kes teeb koostööd ukrainlastega. Kõik see tekitab kriisi, mida Venemaa praegu läbi elab. Ja kui sa tahad teada, kui hull see olukord on, siis kuula seda naist, kes põhimõtteliselt mõtiskleb, miks ta üldse Venemaal elab. See riik, millel on nii palju naftat, aga sa ei saa isegi oma autot tankida. Milleks üldse elada? Kuidas saab seda kohta elamiskõlblikuks nimetada? Seda ta küsibki avalikult. Kuula ise. Kallid, ma hakkan paanikasse sattuma. Meil on kütust 0 kilomeetri jagu alles. Madala kütusetaseme tuli on juba eile õhtust saadik põlenud. Ma mõtlen, et oleksin pidanud juba eile tankima. Ma ei tea. Esiteks Venemaa koormab inimesi kõrgete toiduhindadega. kõige eest, iga teenuse eest Isegi kuradi kommunaalteenuste eest. ja kõige muu eest. Ja nüüd ei saa sa isegi oma autot kuradima tankida. Mis kurat edasi saab? Kas transport ka kurat seisma jääb? Mis kurat järgmiseks tuleb? Inimesed, kelle töö hõlmab reisimist või sõitmist, Mida nad nüüd tegema peaksid? ma ei saa aru, kuidas ma peaksin selles neetud riigis ellu jääma. Mida ma peaksin tegema? Võib-olla keegi oskab mulle öelda. Ma lähen ja tangin. See kriis on sundinud mõningaid venelasi hobuseid ostma. 21. sajandil lähevad venelased sõna otseses mõttes ajas tagasi, sest see sõda läheb nende jaoks nii halvasti. Enne kui hobusteni jõuame, teeme kiire meemipausi. Ma tean, et teile meeldivad need meemid, mida oleme jaganud, nii et teate reeglid. Kui teile meem meeldib, vajutage allpool tellimisnuppu. Ja kui olete juba tellinud, siis vajutage lihtsalt meeldib nuppu. Vaatame täna neid üsna naljakaid meeme. Esimene on meie kaas-YouTuberilt Jake Pro. Vene mees seisab järjekorras bensiinijaamas. Ta ütleb, mul on sellest küllalt. Sina võta rool ja mina lähen lasen Putini maha. 2 tundi hiljem tuleb ta tagasi ja istub juhi istmele. Naine küsib, kas sa lasid ta maha? Mees vastab, ei, järjekord Putini mahalaskmiseks oli pikem kui see siin.
Siis on meil järgmine, mis on natuke kurb. Venemaa, mis enne selle sõja algust oli suur teravilja eksportija, on riigi teraviljatoodang ehk saak nüüd 66% võrra langenud, ma arvan. Ja siis on meil pilt Tucker Carlsonist, kes oli lihtsalt šokeeritud, kui ta nägi Venemaal Moskvas Aldi poodi. Ta lihtsalt ei suutnud seda uskuda. See oli umbes 2 aastat tagasi. Ma arvan, et te võiks Texasesse tulla. Meil on palju Aldi poode. Ma ei tea, kas neid on ka väljaspool Texast, aga Texases on neid palju. Ja ma ei kujuta ettegi tema reaktsiooni, kui ta läheks pakisse. Igatahes siin on viimane meem. Ja see on väga lugupidamatu. Eriti kui sa oled keegi, kes armastab Venemaad. Meil on Zoomer, põlvkond Z Venemaalt, kes küsib. Tere kõigile! Paljud siin ütlevad, et kõik, mis Venemaal toimub, viib nüüd riigi kokkuvarisemiseni. See on minu esimene riigi kokkuvarisemine. Need, kes olid tunnistajaks Nõukogude Liidu lagunemisele, rääkige mulle mingisugusest targast tegutsemisplaanist. Varuge teatud tooteid, vett, bensiini, võib-olla veel midagi. Esimene kokkuvarisemine. Tõenäoliselt mitte viimane, kui Putin jätkab, aga siiski esimene kokkuvarisemine. Nüüd kahjuks see ei ole päris nali. Venemaal on inimesi, kes on elanud läbi Nõukogude Liidu ja selle kokkuvarisemise ning nad hakkavad märkama sarnasusi selle vahel, mis toimub praegu ja selle vahel, mis toimus siis. Näete, just Nõukogude Liidu lõpus oli igal pool puudus, sealhulgas bensiinipuudus. Samas oli Nõukogude Liit kokkuvarisemise ajal üks suurimaid, kui mitte suurim bensiini või nafta tootjaid. Nii paljud inimesed hakkavad märkama sarnasusi ja keegi jagas tegelikult klippi aastast 1991, enne kui riik kokku varises, mis näitas, et inimesed lihtsalt ei saanud midagi osta. Vaata seda klippi ja ütle mulle, kas märkad mingeid sarnasusi või mitte. Hiiglaslik järjekord 93-oktaanise bensiini jaoks ulatub peaaegu kilomeetri pikkuseks. Kui kaua sa oled oodanud? Umbes 2,5 tundi. Kas see on mingi eriolukord? Ei, see on tavaline. Tere, kas te oskate öelda, kas teil on 76-oktaanist bensiini? Ei? Ja palun ärge filmige mind. Ma olen tööl. Mul ei ole aega. Te peate rääkima juhatajaga. Kas see on mingisugune hädaolukord? Ma ei tea, mis olukorras me oleme. Ma ei tea, mis juhtus. Ma olen igal pool ringi sõitnud. Kütust pole kusagil. Võib-olla läks kogu kütus saagikoristuseks. Noh, kui see läks saagikoristuseks, siis oleks see vähemalt arusaadav. Ja ometi on linn muutunud kummaliselt vaikseks. Turiste on vaevu alles jäänud. Isegi matrioška müüjad on kadunud. Aga nüüd jääb huvitavaks. Pärast riigi kokkuvarisemist olid 90-ndad Venemaal lihtsalt pöörased. Oligarhid riisusid riigi vara. Jeltsin müüs lihtsalt kõike, mida vähegi sai, et võimul püsida. Ja tavaliste venelaste elu läks nii palju halvemaks, et nad hakkasid tegelikult igatsema Nõukogude Liitu. Riiki, kus neil polnud neid põhilisi vabadusi, mida meie siin Ameerika Ühendriikides iseenesest mõistetavaks peame. Ja see sillutas tee Vladimir Putinile. Ta tuli võimule lubades stabiilsust pärast kaost. Ta oli nagu see tugev juht, keda Venemaa tahtis, või nagu paljud ütlesid, see tugev juht, keda Venemaa vajas. Ja kui sa küsid venelaselt, kes elas läbi 90-ndad ja 2000-ndad, siis ta ütleks, et alguses tegi Putin päris head tööd. Nüüd võib väita, et see oli sellepärast, et nafta hinnad olid nii kõrged, tal oli nii palju raha, et ta sai lihtsalt riiki nii palju investeerida, ilma tegelikult pädev olemata. Nagu igaüks oleks võinud teha seda, mida Putin tegi oma valitsemise esimesel 10-ndil, aga vaata, kuhu ta on riigi nüüd viinud. Kõik probleemid, millega Venemaa silmitsi seisab, on sellepärast, et Putin tahab taastada Nõukogude Liitu. Sissetung Gruusiasse, Krimmi annekteerimine, siis täiemahuline sissetung Ukrainasse. Ja nüüd pole venelastel naftat. Neil on maailma suuruselt teised naftavarud ja neil pole oma autode jaoks naftat. See toob meid nende hobuste juurde, millest me just rääkisime. Kütusekriis on muutunud nii tõsiseks, et venelased ostavad tegelikult hobuseid. Nad ei räägi sellest ainult, vaid nad päriselt ostavad. Kuulake nüüd. Ja see toimub muide Moskvas, kus moskvalased, või kuidas neid nimetada, Moskva eliit ostab nüüd Moskvas hobuseid. Kuulake nüüd. Ma tahan endale hobust saada. Me hakkame hobustega sõitma. Sinna need tagajärjed viivadki. Sa mõtled päris hobust? Seda sorti, kellele peab heina andma? Jah. See teeb asja palju lihtsamaks ja huvitavamaks. Kas sa arvad, et troikad või midagi sellist hakkavad varsti Moskva tänavatel sõitma? Nad juba sõidavad ja teevad seda ka edaspidi, muidugi.
ma tahan rõhutada, et see ei ole mingi üksik näide, mida ma teile lihtsalt näitan ja üle paisutan. Me võime vaadata suuremaid andmeid, mis tulevad Vene riigimeediast ja need näitavad, et see on trend. Vaadake ise. See on raport Vene riigimeedias nimega MASH, M-A-S-H ja see on see, mida nad ütlevad. Vene hobusekasvatajad teatavad müügi plahvatuslikust kasvust seoses jätkuva kütusekriisiga. Vaatamata hobusepidamise kuludele on neid nüüd odavam ülal pidada, kui pidevalt maasturit tankida. Raporti kohaselt päästeti Venemaal umbes 1000 hobust tapamajadest tänu bensiini hinna tõusule. Külaelanikud ostavad nüüd üha enam 4-jalgseid loomi maasturite asemel, sest nendega on odavam ringi liikuda ja saab minna metsa, lihtsalt lase hobusel heina või rohtu süüa ning siis saab tagasi põllutööde juurde minna. Nüüd teavad venelased, kes on 90-ndad üle elanud, et alati kui riik ajas tagasi läheb, eriti majanduslikult, tekivad omad probleemid. Näiteks pinged. Pinged on alati kõrged, kui inimesed kaotavad kõik, mis neil on. Ja just see toimubki praegu Venemaal. Kaklused puhkevad igal pool. Vaadake ise. Inimesed ootavad järjekorras tanklates ja siis lähevad asjad kuumaks. Kuradi! Jaa. Mis su viga on, kurat? Mis su viga on, kurat? Ilves, kurat! Nüüd on meil eksklusiivne lõik ainult meie liikmetele mõeldud videost. Neil on taas kanalil endine mereväe eriüksuslane Chuck Farr, kes selgitab täpselt, mis toimub rindel. Nagu te teate, on see analüüs eksklusiivne meie Basics Insider liikmetele. Nii et kui soovite kogu analüüsi ja ülejäänud ainult liikmetele mõeldud sisu, saate liikmeks hakata kohe, vajutades allu olevat liitumisnuppu või minnes lehele basicsinsider.com. Teie toetus on see, mis hoiab sellist sõltumatut kajastust käimas. Meid ei oma erakapital, meid ei oma keegi, meid omavad inimesed, kes sellel kanalil töötavad ja just sellepärast tähendab teie toetus meile palju. Nüüd, siin on selle sisu eelvaade. Teate, mida me üha enam näeme? Ukraina saadab ühe sihtmärgi pihta mitu drooni. Ja et näidata laengu võimekust, nägite, kuidas need tellisseinad purunesid? Neil on droonide jaoks ka erinevaid laadungeid ning siin näeme, kuidas terve maja hävib. Nii et on olemas süütepommid, on olemas droonide lõhkepead ja süütepommid. Esimesel klipil näeme, kuidas Põhja-Korea sõdur lööb drooni maha ja läheb siis selle juurde. Ja siin on üks mees, kes on kuidagi suutnud drooni alla tuua, aga ta unustab, et käimas on sõda ja see asi oli relvastatud. Nii et lapsed, kui te tõesti suudate FPV drooni alla tuua, siis ärge tehke nii, nagu see mees tegi. See asi oli maas, see enam ei lennanud. Aga selle kaamera, elektroonika ja kõik muu olid ikka veel sees. Seda filmitakse teise drooniga, mis annab esimesele droonile käsu. Aktiveeri oma lõhkelaeng. On olnud veel mitmeid teisi videosid, kus inimesed lähevad alla kukkunud drooni juurde. Ja taas, need seadmed sisaldavad enamasti kumulatiivseid laenguid. Laeng on paigutatud kindlal viisil, kuid see tekitab ka lõhke ja killu efekti. See tekitab plahvatusliku joa soomuse vastu, kuid paiskab ka killumaterjali igas suunas. Millised on parimad protseduurid droonidega tegelemiseks, näiteks kui oled lahinguväljal? Kui sa selle alla tood, siis kohtled seda samamoodi nagu tummuks jäänud suurtüki mürsku, eks. Sa hoiaksid sellest eemale ja kutsuksid kellegi, kes väidetavalt teab, mida teeb. Ma arvan, et ma läheksin 300 meetrit eemale ja tabaksin seda jäljekuuliga, mis tõenäoliselt paneks selle plahvatama. Aga jällegi tead, sõjaväelõhkeained on äärmiselt stabiilsed. Näiteks, sul võib olla suur plokk C4. Kui sa tulistad seda tavalise kuuliga, siis ei juhtu sellega lihtsalt midagi. Selle plahvatamiseks on vaja nii survet kui ka kuumust koos. Kui sa tulistad seda alla tulistatud drooni soomust läbistava süüdepadruniga, siis see tõenäoliselt plahvatab. Aga õige tegu oli siit minema joosta. Teine asi, millele ma tähelepanu juhin, on selle tüübi olukorra teadlikkus, eks.
ta lõi selle alla ja tal on see, mida me siilides nimetame sihtmärgile lukustumiseks. Teda huvitab ainult see droon. Ta ei vaata kordagi teises suunas, et näha, et teda filmitakse teise drooniga, eks. Sa pead kogu aeg valvas olema, eks. Nii me ütleme. Hoia olukorrast ülevaadet